tere, Aavo siin, oleme garaažis ja teeme Firoga siin ettevalmistuse selleks, et see drifti auto siin all saaks värvitud. Ma olen lõiganud siin välja mingisugused nurgad, et bodykit istuks. Firo teeb siin mingit tähtsat asja, vaata. Seal. Jep. Ja ta matistas siis ette pindasid, et me saaks need asjad ära kruntida. Igal juhul veits timmimist ja me saame varsti selle asja ära kruntida. Oleme siin teinud päris palju tööd. Firo põgeneb praegu. Aga detailid on krunditud ja ma olen siin taga hunnikus, siin, seal. Igal pool on veits detaile. Ja polegi midagi. Kui need ära kujuvad, tuleb teha väikene vahelihv ja siis ära värvida. Ma tõenäoliselt tagumise osa värvin täna ära, esimest osa ma ei tea veel. Asjad on valmis pandud värviks. Ma sättisin need asendid niimoodi, nagu nad on auto küljest, et siis jookseb selle kuldse värvi teraga õigesti. Ja uks on seal, tiib ma tõstan siia lähemale pärast ja siis hakkan seda värvima. Vahepeal on niisugune värk juhtunud, et ma olen mingi 2-3 kihti värvi pannud. Nüüd ootan, kui see veits kuivab ja siis jätkan. See laps siin. Kui mõnus. Kõik siit tuleb siit nurgast läbi. Aga suurem osa jääb õnneks sisse. Nii et värvime edasi. Tükk aega möödas. Ma olen umbes tund aega nendele asjadele siis värvi peale udutanud. Ehk siis see kuldne asi ei lähe sinna peale nagu tavaline mingi pinnakas, vaid teraaval ja see on päris tüütu, aga lõpptulemus on tavaliselt päris hea. Tulemus on selline, et need asjad on lõpuks lakitud siin. Ja ma võin magama minna. Kell on vahepeal saanud umbes, ma arvan, et 11:30. Nii et viskan selle mähkme näo eest ära ja siis lähen tuppa, aitab küll tänaseks. Tulin siia Uus-Partsi, Autoracing GE. Ma olen seal lattu hiilinud ja ma leidsin siit päris huvitava teema. ARP M50 silinder head stud, M50 head stud ja oba. Siin on igast 535 M30. Igal juhul räigelt arpe riiulis erinevaid ja minu lemmik M50 omade. Hunnik on neid siin. Siin on veits veel asju, mida tegelikult oleks vaja, aga kuna ma täpselt tean, mida ma täna vaja on, siis vaatasin midagi neist. Aga see on lihtsalt väike vahepala, sest et tulin siia tegelikult otsima ka poti kinnitusi, nii et ma proovin sellest riiulisest teemist aru saada hetkel, kuna meie klienditeenindaja teenindab pole klienti. Jep, ma leidsin endale vajalikud asjad. Need on riiul 27. Tahtsingi just terasest ülihea. Need on poole tugevamad alumiiniumist ja saab putrik eivitada kuhugi külge ja mida iganes muud. Nii et see asi on lahendatud ja mis siin veel on. Meie tihti taga otsitavad sidurikettad, metallist keraamilised, AP sidurikorvid. Ja kõike muud sellist. See racing ladu on päris tuus. Veebändi klämbid. Üks kukkus maha küll, aga panen tagasi. Kõik on läbi lastud. Uus päev. Asjad on värvitud. Firo teeb asjalikku nägu. Keia teeb tööd. Madis lihtsalt lehvitab kaamerasse. Vaata. Aga ma proovin seda küljekarpi remontida. Plekk on kõva, aga see on nii korts, et see on päris paha. Nii et ma teen sinna midagi. Uus päev. Ma sätin ikka seda bodykitti. Keia teeb nägusi. Otsib nurgikut, leiab loodi. Ohutusnõuded on mul täidetud. Ma just keevitan siia tegelikult seda tala, mis stanget hoiab akude peal ja vähe sellest. Need poisid on etanol täis, nii et pommi otsas. Aga mis nüüd ikka? Tuunime edasi. Mul siin suht hea ülesanne tehtud. Tummine kui kunagi varem.
uus päev on alanud. Ma olen siin garaaži koristanud, muidugi seda pole eriti näha, aga nii on. Ja nüüd on siuke asi, et Ergo on tulnud meile siia appi. Tal väga tähtis nägu. Ta kleebib selle masina ära, paneb siia meie sponsorkleepsud peale ja natuke teeb disaini joont ka. Ja siis, kui see on tehtud, siis on mul veel terve list pisikesi asju, mis on vaja veel enne homset ära teha. Aga me jõuame. Vahed jalgadega sinna tõn. Hello. Artsil siin väike probleems, õpetab suht koledaid sõnu. Või see päev õpetab talle neid. Käia imeb tolmuimega seda autot puhtaks. Piral on seal mingisugune foolium teip käes ja nüüd keeras pekki selle asja. Panid tolmuime käima. Ja mina! Vaataks seda. Teeg ka midagi. Vaata siin. Vaja maa lõigata vist. Ma teen selle ära. Päev on jõudnud väga õhtusse, kell on saanud 2 läbi. Me oleme Keiaga veel siia jäänud. Driftikasid ei taha soojaks käia. Ja hakkame igal autot treila peale panema, et hommikul kohe sõitma hakata. Nii et meil viimsed asjad. Aga Sepil läigib päris hästi. Tere hommikust Märjamaana. Oleme jõudnud siis Märjamaale. See ei ole eriline sündmus selles teekonna peale, sest et see on ainult 15 kilti minu kodust. Kõik on siin taga valmis selleks sõiduks. Lillude väestärka nägused taga, aga me oleme kõik siia väiksesse bussi ennast ära mahutanud ja sõidame siis Lätti. Mu pea hakkab õhku lendama sellest olukorrast, maganud suht vähe ja see boksi koha leidmine on ikka täielik huumor lihtsalt. Sellepärast, et on vaja saada aru, kus on rehvivahetus, kust rada näeb, sest et ka mehaanikud tahavad ikkagi siiski seda ju näha. Nii et me oleme kohal. Nüüd on selle taga on tribüün. Siin pool on rada. Nii et ma ei ütle, et mina hakkan pakkima. Nad hakkavad. Kuna mul väga palju häid videos ei ole, siis mõned väljast trenni video on ka. Tribüüni poolt vaadates näeb see välja trenn siis selline, nagu nüüd see tuleb. Kuivaga oli see rada väga nauditav sõita ja ma siis tegin sellist sõitu, nagu tahtsin. Ja seda saab näha nüüd siit. Põhjagaas algusest peale, läbi klipi, käik alla, tuvepidur, gangsta flipiga ninaga onusesse ja minema. See oli päris hea, aga ütleme nii, et rajaolud ei püsinud sellised, nagu nad olid reedlises trennis. See asi oli väga hull praegu. Tegime, ma ei tea, hunniku trehviringe. Ei oleks altkäemaksu maksnud praegu. See tähendab seda, et ta ostab rehvimehi õlledega ära. Me oleme seda tavaliselt ka teinud. See kõlab naljakas, aga ega nemad on ka õnnelikud, kui need reedeõhtus mõned õlled on. Ja ma leidsin väikse pead, et üks vandur on väike lekkima hakanud. Remondime selle ära. Ja Firo ja Arno tõstavad esitiiva kõrgema tagasi, ma sõitsin päris suure hooga läbi ühe koonuse ja see võiks esitiiva korra lahti. Nii et tehakse korda ja homseks oleme valmis. Väga pull. Keijo otsib Firo taga. Me oleme
nagu meil Ülemiste parklas on parklahängid ja mingid värgid, siis me oleme praegu Riia Igea parklas ja siin on mingi, ma ei tea, 10 000 inimest umbes. Igal pool, näed, seal on veits vilkuritega autosi ka, sõidavad igast lõbusad Mustangid värgid ja ma ei tea, mis siin juhtuma hakkab, aga siin on jõhkralt inimesi. Olukord ei ole väga palju muutunud, me oleme siin näinud erinevaid masinaid. Väga erilised autod ja erilised masinad. Siin on tegelikult igast Porsches ja särke. Uus päev on alanud, me oleme tulnud siia rajale tagasi, ma olen pidanud ruttama mõistusvormi selga panema. Tegime nobedalt seal väikse sillastendi sellele masinale, panime veits lahkujooksu vähemaks ja oleme valmis trenniks. Mootor on juba soojaks lastud, auto on tangitud, uued rattad on all ja selle ikka, lasen selle taga otsa sinna rehvi hunnikuse küljest ära. Pakkisin ennast poolenisti autosse, paar asja on veel kinni panna, aga mul on veits aega ja lähme siis trenniringidele. Olukord on selles mõttes siis halb, et vihma sajab ja rada on märg ja see läheb väga libedaks, et kiiruse võrdlus võiks olla umbes nii, et kuiva ilmaga on esimene kurv 140 km kuni 150 tunnis sisenemise hetkel, siis märjaga ma arvan, et see jääb 80 kantina ja see on tohutu vahena, aga kui sellest üle hakata suruma, siis suure tõenäosusega ma lõpetan ikkagi rehvitornis, mis ei ole mu eesmärk. Aga kui sinna läheb, siis läheb, aga ma proovin seda mitte teha. Tehtud suht paha ja masin ei ühte tükki, see on päris hea, aga 4. käigu asemel teisega sõita on tegelikult naljakas. Aga vaatame, mis siin saama hakkab, järgmised kvallid. Nii, vaatame. No, mis juhtub? Tere! Näed, lõnt on ära tulnud. Lõnt on ära tulnud, väike viga. Panen nüüd samuksiks pähe tagasi. Mekaanik. Oo, 5-6 meetrit. No ei hakka, pane kommentaar Vaarava Drifti YouTube'i nüüd. Kuule, väga hea oli ikka. Ootan juba hooga finaalina. See on õige jutt. Ei juba ära oodata. Seis on suht halb. Rada kuivab räigelt ja väga palju märga kohta. Lisaks tribüüni ees on jõhkralt nagu muda. See on siis selline muda, mis tuleb äärte pealt ka välja sõita ja see rada on täis, nii et seal läheb libedaks ja esimene kurv tõenäoliselt juba rattata ossa ja teine, 3. kurv ka ja see on väga paha sõita, aga kõigil on tingimused võrdsed, nii et anname endast parima. Ring on tehtud, esimene kvall on tehtud, see oli halb, selles mõttes oli väga hea, auto on terve ja püsisin rajal külge ees. Sõidetav rajaosa on väga kuiv, mu selja taga rajaosa on alles täitsa märg ja siin ei olegi midagi, nüüd tuleb järgmine ring panna gaasi juurde ja teha väga hea sõit. Ja eks siis näeme, kui hästi meil läheb. Peame lootma, et vahepeal ainult vihma sadama ei hakkas, tegelikult pilved on suht hirmutavad. No nii, Jako Pino. Esimene ring on tehtud, kuidas läks siis? Lippadi-loppadi, aga enam vähem mööda rada ikka vähemalt.
sellest piisas praegu. Ise suht okeine. Väga hea. Aga eks ta rada oli ka siuke muutub, et... Järgmine ring tuleb parem või? No, peab tulema ja. Kas kuradi tuleb parem või tuleb hästi palju halvem ikkagi? Pigem. Mis seal ikka? Mehaanikid panevad hullu. Tegime ära selle! No Kevin, pane nüüd oma kvalli kommentaarid esimese ja teise ringi omad mõlemad. Esimese ja teise ringi omad mõlemad. No arvestades seda, mis siin trennis toimus, siis need kvallid olid ikka luksus selle kõrval. Aga ma arvan, et võib rahule jääda. Vähemalt teisega küll, on ju? Teisega kindlasti. No Kevin, enne oli otse autost emotsioon, aga nüüd, kui sa oled kvalli võitnud, mis tunne on? No, ütleme nii, et hea on tagasi olla. Ülihea on. Nojah, siis ja sul? Mul? No, siuke sketsi run, aga esimene ring, mis ma väitsin, et ma sain punktid, tegelikult oli 0. Ja siis teine ring. Ma ei uskunud ikka veel, et kuiv on. See tandemi puud ei ole veel tulnud? On. On? Kellega lähed? Raivis Alksars. Üks Läti sõitja, väga hea sõitja kindlasti. Ja saab meil väga põnev olema. Kuna me GoPro tegelikult suutsid filmida üles väga vähe materjali seekord ja ka mu telefon mul käes ei püsinud, siis ma võtan välja live videost, kus kohas hakkame pihta sellega, et kvall on ära olnud. Me oleme saanud 65 punkti teisest ringist, mis viis meid edasi top 16-sse. Ja kuna ilmaolud muutusid, siis kvalli ja tandemi vahel, eks rada on vahepeal märjaks ja märja ilmaga me saime teha ainult 2 prooviringi hommikul. Kvalli sõitsime peaaegu kuivas ja nüüd jälle enne tandemit on siis rada kuivamas ja vihm just sadanud, et me saame siis igal juhul selle eest prooviringiga igaüks ja siit tuleb kohe ka siis minu prooviring, et kuidas siis veenduda, mis siis rada on, et ma igal juhul läksin väga ettevaatlikult. Eelduses ma olen seda rada ikkagi enne sõitnud, ma teadsin, kuidas seda enam võiks läbida märjalt ja tahtsin oma eesmärgiks võtta selle, et see rada sõita läbi nii, et mitte midagi juhtuks. See, et siit natuke rehvid ossu tuleb, ei tähenda, et see rada oleks kuiv, et see on pigem kuivamise äärel, aga mitte kuiv, et see oli ikkagi väga libe veel. Ja raja lõpuosa mulle spotter ütles selgelt, et sinna minnes olla väga ettevaatlik, et seal on väga libe ja see on väga märg alles. Ja täpselt nii oli ka. See prooviring on väga edukalt meil läbitud, nii et siin võis olla suht kindel tandemisse minemine, et mis meid ees ootab, aga fakt oli see, et me oleme tandemupuu viimased sõitjad top 16-s, ehk siis enne meid seda väga palju autosid. Nii et me pidime selle jaoks siis võtma igal juhul aega ja vaatame, kuidas teist sõidavad. Ja siit järgmisena tulebki siis mu esimene tandem. Esimene see tandemi sõiduks tegelikult oli rada päris palju kuivanud ja me teadsime, et esimesse kurvi saab minna suhteliselt suure hooga. Järelikult me seda ka proovisime teha. Ja olen valmis selleks sõiduks igal juhul sellel hetkel ja vaatan, kuidas läinud on. Šajā taisnes līkumā sāraktīs brauciens pagaidām Vaidam un Raivim augšā. Šeit arī slapjais sēgums ir mānīgs, izlīdēt nedaudz. See ring oli mulle endale pigem selline proovilugu, et me ei saanud olla veel veendunud, mis siis rada on. Et nii palju, kui spotter ütles, et ta teiste sõitjate järgi eeldab, et on nii palju, ma pidin siis tema kuulda võtma. Ja ma proovisingi sõita selle eeselt, et uskumuses, et mu spotter kindlasti ei eksi. Ta ei eksinudki tegelikult mitte millegis ja täpselt nii nagu ütles, et sealt maalt, kust on märg, ongi märg ja nii juhtuski. Ja me saime tänu sellele väga eduka eessõidu, nii et tuleb teha veel järelsõit väga hea ja see tegelikult õnnestus ka meil.
nii et ma kerin siit edasi kohe järelsõiduni. Oleme siis valmis teiseks tandemi sõiduks top 16 paarides ja mina olen ta jälitaja rollis. Spotter on mulle öelnud välja lause, et kuidas mu siis tagasõitja enne sõitis ja et ma pean ikkagi pingutama ja ei tohi sõita täitsa lõdvalt, et ma siis proovin anda endast parimat. Siin juhtus selline asi, et ma pidin seda hästi pikalt käsipiduriga pikendama, kuna ma ei oodanud, et ta nii palju sisse lõikab sellest kohas. Ja edasi pidi lihtsalt sellest asjast välja tulema. Ja tegelikult me tulime väga õnnelikult välja, nii et selle tandemi lugu on selles mõttes väga hea, et selle tandemi me võitsime ja selle kulutas ka siis välja nagu kohtunik, nagu meil alati. Et sõidame siis raja lõpus olevate tüdrukute juurde, kes siis lipuga annavad märku, kumb võidab ja kumb kaotab. Ja sellest paarist läksime edasi meie. Siit algab siis järgmine top 8 sõit ja siit ma tulen rehvi soenduselt. Ja oleme valmis siis tegelikult järgmiseks sõiduks. Vastane Edgar siis on tegelikult mulle väga tuttav, et ta oli ka eelmine nädal muga trennis koos ja tegelikult saime siis juba paar tandemit sõita, et ma enam-vähem oskasin eeldada tema sõidustiili ja tema sõitu ja samamoodi me tegime ka siis eelneval päeval võistluste ajal ka siis tandemsõitu, et ei olnud uus vastane otseselt, aga võistlusvormis on alati uus kõik. Selle sõidu me siis tagasõitjana lõpetasime väga edukalt hetkel ja pidime ootama oma järgmist sõitu, mis tuleb kohe peale seda, millega ma pean tegema siis väga hea eessõidu. Aga ma kerin siit nüüd jälle veits edasi. Kuna ma teadsin, et Edgars on suhteliselt kiire sõitja ikkagi, siis ma võin sõita väga mõnusalt ja seda ma oleks pidanud nagunii tegema. Aga ma proovisin ikkagi siis sõita veel kiiremini kui enne, eeldusel, et rada on natuke rohkem kuivanud. Selleks veendumust mul muidugi täielikku pole, aga eks nii oli, et ideaalne trajektoor püsis hästi ja see, mis siis on väljapool ideaaltrajektoori, oli tegelikult päris libe, aga siin peab natuke riskima, et see sõit väga hästi ära teha, nii et gaas põhja ja tuli minna. Edgarsil oli natukene palju hoogu ja tegelikult ta sõitis mul otsa, mille peale ma ei saanudki aru, et kas mu auto sai niimoodi viga, et mul on rattid sirgelt all või mitte, aga ma kindluse mõttes sõitsin selle raja ikkagi külges lõpuni läbi ja vaatame siis pärast, mis juhtus. Õnnelik lugu on siin see, et tegelikult ei juhtunud mitte midagi peal selle, et podikit läks katki veits ja sillad jäid paika, et me ei pidanud hakkama midagi remontima peale seda sõitu, vaid saime siis ikkagi jätkata. Sellest paarist saime ka me edasi, nii et tuleb oodata järgmist sõitu, mis on siis top 4 ja kus me saame otsuse, kes läheb esimese teise koha peale ja kes läheb 3.-4. Nii et ma panen siit jälle veits kerima selle asja ja siis vaatame, kuidas need läheb. Ka seekord juhtus sedasi, et meie vastane oli eelmine nädal trennis olnud ja ma teadsin, kuidas see sõidab enam-vähem. Et ma olen temaga jälle ühe tandemi juba ette sõitnud, nii et ma võisin aimata, mismoodi seda olukorda lahendada ja kuidas siis sellele tandemile peale minna. Ma olin kindel, et ta on väga kiire sõitja ja seda ta ka oli. Ma siis pidin tegema kindlalt väga jälitussõidu, sellepärast et esimene sõitja oli ikkagi tema ees ja teises sõidus olen mina jälitaja. Nii et siin ma praegu igal juhul surun nii palju, kui ma oskasin suruda ja näeme edasi, kuidas see läheb. Siin kohal on tegelikult väga keeruline hetk, et vastase auto on peaaegu spinnile läinud, aga
tema tuli sellest olukorrast välja ja ka mina, aga mu raja lõpp oli sellest siis väga sketši, et nüüd oli teada, et tuleb veel väga hea eessõit teha, sest et ega vastane ei olnud siis liiga ekslik, aga samas oli kindlasti väga suur deduction tema poolt ja ma keerin nüüd edasi siis jälle selle järgmise sõiduni. Oleme valmis siis järgmiseks sõiduks, rajakohtunik annab meile stardi, kontrollib, et me oleme valmis, kui Formula Pro'ks me stardime ja ma tean, et ma pean tegema väga head eessõitu, sest et muidu ei saa võita, kui sõita halvasti. Ma lisasin räigelt hoogu, aga ma sain aru, et seda natuke liiga palju, ma pidin väga varakult külje ette keerama. Ja sellest ma ikkagi hästi vähe eksisin, et jäi natuke puudu siis kiirusest, aga ma sain ikkagi väga hea eessõidu algusosa siin, kus rada läheb libedamaks. Siin tegelikult ma siiamaani väga täpselt aru ei saa, miks nüüd juhtus see, et kas ma sattusin siis sellisele rajaosale, mis oli väga libe või midagi sellist, autos sees oli tunne, et ma olen reisija. Ainuke asi, mida ma mõtlesin, mida ma näen teha, on see, et see spin viia lõpule selliselt, et mu vastane siis mul otsa sõita ei saaks. Et ma pidin ikkagi seal natukene veel lisa mõtlema peale selle, et ma olen nagu kaadanud. Ma pidin ka aru saama, et siit on vaja välja tulla siis nii, et meil ei juhtuks omavahel kontakti. Ja tegelikult see lähebki täpselt õnnelikult, et ma vajutasin uuesti gaasi põhja, et sealt eest ära saada. Ja nüüd polegi midagi, selle sõidu ma kahjuks kaotasin ja siit järgmine sõit tuleb siis 3.-4. koha peale, mida ma kerin jälle edasi, et selleni jõuda. Järjekordselt on mul vastane siis selline, keda ma teadsin ette. Vahepeal on muidugi muutunud see, et rajaolud on väga libedaks muutunud, sest vihma on sadanud nii, et rada on ühtlaselt märg, mis on väga halb, sest et kiiruse valikut oli väga raske teha. Läksin suht suure riski peale tegelikult väljasõiduga ja see tegelikult tasub ära, et muidu oleks ikkagi olnud, ma ütlen, väga halb sõit, kui oleks seda veel ohutumalt proovinud teha. Et sellise sõidu sõitmiseks ma pean autos väga palju vaeva nägema, et see auto üldse rajal püsiks, aga me tegelikult saime siis selle väga edukalt sõidetud eessõidu. Kerime edasi veidi, et saaksime siis paarilise vahetuse ja siin on siis uus sõit, ees läheb Roland Persins ja taga olen mina. Eessõidu tegin hea ja ma sel hetkel tegelikult ei teadnud veel, et ta on eksinud nii suureks, nagu see juhtus. Siis ma võtsin seisukoha, et ma pean sõitma ikka veel väga hästi ja väga tugevalt suruma. Aga see on alati nii, et kui sa tegelikult ei suru, siis seda ei saagi lugeda sõiduks, et seda tuleb nagunii teha. Siin hoian vasakuga, hoidsin tegelikult autot kinni, et kiirust kontrolli all saada. Ja sõidan nii nagu saab, et Roland tegi päris head eessõitu selle antud ilmaolu kohta ja näed, üle finišijoone me jõuame õnnelikult ja siit kohalt tegelikult tuleb ka mulle võit, et siin me saime vastuse, et me oleme killustunud endale 3. koha sisse. With a really nice showing, Kevin Bessel! Did also a really nice showing in the tandem runs. The podium, Almeida! Almeida, go to the podium. 3rd place for you, well deserved. Really nice battles, and at the end, a podium in reward. Tomorrow. Then we are moving on to applause for Almeida, yeah, of course. And then we're moving on to 2nd place, and second today, Valdas Vinjigelskis! Second place
The big winner of today's Baltic Grand Opening. With the biggest applause, give it up, Donatas Matreja! So, big applause, the pro guys, the winners. Everybody's happy. Let's make a nice picture on this top step of the podium. So, Donatas Matreja, Valdas Indrigelskis, and Auvaida. Meie jaoks on see üritus läbi saanud, me lõpetasime selle edukalt 3. kohaga. Me oleme nüüd tagasi pühapäevalisel päeval siin ringrajal, võtame siit ära oma auto koos bussiga ja hakkame siis kodu poole sõitma. Ma tänan siin igal juhul oma sponsoreid, loomulikult kõiki oma tiimi ja oma meeskonda ja kõige lõpuks ka fänne, kes elavad meile kaasa. Edu meile kõigile ja vaatame, mis edasi tuleb.